Tugevat tervist sulle, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult ja tänase video pealkiri on Miks mõtted on olulised. See info pärineb ühelt väga toredalt arstilt, kes ei ole küll eestlane ja ei ela Eestis, aga arst sellegipoolest. Ja tema seletas väga ilusasti lahti selle nii-öelda keemilise poole kehas, mida mina olen oma loengutes rääkinud aastast 2009, sellest, et me kõik, iga meie mõte, iga meie tunne kiirgab meist välja teatud sagedusega ja vastavalt sellele me ka tõmbame ja loome endale reaalsust. Aga kui samal ajal, siis arsti selgitus selline, et kuna mõtted loovad erinevaid kemikaale oma kindla pH väärtusega ja loovad ka loomulikult sagedusi, siis need annavad kehale märku, kas me oleme turvalises kohas või ellujäämisrežiimis. Ja see omakorda võib tühistada isegi näiteks tervisliku toitumise eelised, kui me kasutame toitume tervislikult, aga mõtted ei ole nii kõrge sagedusega, siis see täielikult tühistab selle. Ja täna me räägimegi sellest paari sõnaga, et kuidas hoida veel sagedust kõrgel, kuidas oma mõtteid kontrollida ja mõtteid jälgida. Ja loomulikult ka seda, kuidas selle kõrge sagedusega olla. Et nagu ma ütlesin, meie mõtted loovad kemikaale ja sagedusi ja meil on ka olemas retseptorid või siis nimetame antennideks, mis neid sagedusi vastu võtavad. Ehk siis need kemikaalid käivitavad ja katalüüsivad meie DNA-s raku tasandil teatud toiminguid. Ja meie DNA on siis see, mis meid sageduste kaudu ühendavad kogu kvantväljaga ja sellepärast tavaliselt inimesed ei taipa, et meie keha pH tase on tegelikult väga oluline, sest pH tase annab meie ajule märku, kas me oleme turmarežiimis või ellujäämisrežiimis. Ja sellepärast, et oma elu muuta või elus muutusi teha, muuta oma mõtlemist, iseloomu, manifesteerida asju, mida me tahame, peame me olema tegelikult pidevalt turvarežiimis, ehk siis meie keha ja rakud teavad, et meie jaoks on elu turvaline. Sest üks asi on selge, et me ei saa oma aju, me ei saa, kui me oleme ellujäämisrežiimis, siis me ei ole võimelised oma aju ja alateadvust ümber programmeerima. Ja sellepärast meie ühiskond ongi selliselt seatud, et me elaksime pidevalt ellujäämisrežiimis ja hirmus. Ja kogu see protsess toimib nii, et meie rakud on seatud toimima alul sellises keskkonnas, sest siis on keha rahutasandil. Aga kui nad toodavad hapet erinevate hirmude tulemusena, siis kui meie keha läheb happelisse olekusse, põhjustab see terviseprobleeme ja meil on raske nende probleemidega ja ka oma tervisega toime tulla, sest keha seab prioriteediks happelise oleku vähendamise, enne kui see tegelikult erinevaid terviseprobleeme ja vigastusi hakkab ravima. Ehk siis kehal on ju oma enda võime tervendada, aga ta teeb seda siis, kui ta on koheselt, kui ta on saavutanud alul sellise seisundi. Ja väidetavalt isegi uuringud on näidanud, et meie mõtted võivad tegelikult tervisliku toitumise eeliseid nullida. Ja sellepärast, kui sa liiga palju muretsed, kui sa tunned ennast mingil põhjusel halvasti, võid sa, ja tänu sellele võid sa olla täiesti ummikus, sest kui sul on madala sagedusega mõtted nagu viha, häbi, meeleheide, mure, siis need tekitavad happestavaid kemikaale sinu kehas, mis viivad su keha tasakaalust välja.
Samas, kui kõrge sagedusega mõtted nagu armastus, rõõm, tänulikkus loovad aluselisi sagedusi, mis viivad meie keha vastavusse tegelikult kvantvälja ja kogu universumiga. Seega, kui me muretseme liiga palju, kui me tunneme liiga palju hirmu tänu uudistele, olukorrale maailmas, oma pangakonto saldole või ükskõik milliste nii-öelda igapäevaste stressirohkete asjade pärast, siis see loob meie kehasse happelise keskkonna, mis annab ajule märku, et me pole enam turvarežiimis ja me oleme taas ellujäämisrežiimis. Ja see blokeerib sisuliselt meie võime tõhusalt ka manifesteerida ja oma aju ümber programmeerida ja luua positiivseid tulemusi oma oma keskkonnas ja üldse kogu oma elus. Nii et tegelikult ka see aluselise keskkonna loomine oma kehas on üks esimesi asju, mis aitavad luua meile üleüldist tasakaalu. Nii et vot selline tore info ja ma arvan, et väga vajalik meile kõigile teada. Nii et kohtumiseni ja näeme taas Valguse kanalil.